investigate. Should you shut the fuck up before you get us both killed? Tere, head sõbrad! Täna on siis 5. märts. See on nii mõneski mõttes selline tähenduslik päev. Ja ma olen otsustanud siis nüüd hakata tasapisi oma siin paar nädalat tagasi välja käidud lubadusi täitma. Hakkan rääkima siis nüüd nendest eelnevast 60, peaaegu et 68 aastast. Ja alustan siis nagu siis hästi sealt kõige päris algusest kohe. Nii palju kui üks 3-aastane laps muidugi ja üldiselt mäletada võib. Alustan sellest päevast. Siis, mis siis toimus siis sellel samal tänasel päeval, siis 5. märtsil 1953. Suri kõigi rahvaste isa, suur õpetaja Jossif Stalin. Ja minul on muidugi need mälestused sellest väga segased ja üsna lünklikud, aga ühte asja ma mäletan hästi selgelt. Ma mäletan seda, minu ema tavaliselt, kui ta köögis või kusagil toas toimetas, siis noorel inimesel on selline üsna selline iseloomulik, et see on nii nagu Tammsaaregi on kirjeldanud. Minu emal oli ka nagu Vargamäe Krõõdalgi oli hästi hele ja kõlav hääl ja ega siis ta ikka kasutas seda ka laulmiseks. Ja tavaliselt ta ikkagi laulis, kohe suure häälega laulis pliidi ääres, köögis toimetades laulis siis, kui õmblusmasinaga puristas ja vaat ja mind paneb imestama. Ühte asja ma mäletan suurepäraselt, väga hästi mäletan, et kõik naabrid, tol ajal siis meil olid juba suhteliselt palju oli venelasi naabreid ja oli ka eestlastest naabreid. Ja ma mäletan, et need inimesed vähe sellest, et nad olid kurvad, nad nutsid, nad suisa nutsid. Ja mina väikse lapsena muidugi ma ei saanud aru, et miks täiskasvanud inimene järsku heast peast hakkab järsku nutma. Ja siis ma ei mäleta täpselt, kes mulle seda ütles, et nüüd on meie suur riigijuht on surnud ja vaat kõik peavad nutma. Aga kummaline oli see, et minu ema naeris ja laulis pliidi äärest, ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. See on mul nii selgesti meeles. Vaat sellega seoses nüüd ühesõnaga minu mälestused muidugi siis sellest 5. märtsist 1953 siis ka lõppevad. Mäletan, et see lumine oli vähemalt ümberringi. Ja vaat siis puutusin esimest korda elus vast siis kokku sellise kontrastiga ja millele ma ei osanud siis nagu seletust anda, et mis asi see nüüd oli, et mis asi see nüüd siis, et miks siis nüüd selline oma väikeses lapsepeakeses ma ei osanud siis seda kokku viia, et miks siis selline nüüd siis selline miks ema naerab samal ajal, kui kõik teised tädid ja onud nutavad väljas. Ja vaat see oli siis mu esimene kokkupuude siis poliitikaga. Nii, aga sellest tänaseks aitab. Järgmine kord jälle. Kohtumiseni. Olge ikka toredad, käige suusatamas, sest esialgu ilm seda veel võimaldab. Mina teen igal juhul niimoodi. Kõike head. All of you can kiss my Russian ass.